Sojatoodete kasulikkus on suur ja silmnähtav. Seda kinnitavad üksmeelselt paljud sel teemal tehtud uuringud. Dietoloogide arvates kujuneb soja 21. sajandi peamiseks tervisliku toidu allikaks. Soja soodustab aktiivset ja pikaajalist elu ning kaitseb meid paljude haiguste eest. Väärtusliku taimse toiduna ei koorma soja organismi. Toidu omastamiseks ei kuluta organism liigselt energiat. Kuna sojatooted on kolesteroolivabad, siis langeb nende tarbimisel kolesteroolitase veres. Sojavalgu biokeemiliselt aktiivsed ühendid on võimelised alandama üldkolesterooli ja madala tihedusega lipoproteiini taset, mis on kahjulikeks tegijateks üldkolesterooli moodustumisel. Sojas sisalduvad kiudained ja bioloogiliselt aktiivsed ained soodustavad kolesterooli sidumist ning väljutamist organismist. USA Südameassotsiatsioon, Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimite-amet ja Maailma Terviseorganisatsioon avaldasid 2000. aastal soovituse südamehaiguste riski ennetamiseks ja verekolesterooli taseme langetamiseks, kus soovitatakse südamehaiguste riski vähendamiseks ja kolesterooli taseme langetamiseks tarbida päevas 25 grammi sojavalku. Sojatooted aitavad vähendada soolade ladestumist, tugevdavad tuiksooni, alandavad kolesteroolitaset veres ning just seetõttu aitavad sojatooted ravida ja ennetada haigestumist südame-veresoonkonna haigustesse. Hoolitsedes, et organism saaks küllaldaselt õiget tüüpi valke, kaitseme me oma südant. 25 grammi sojaproteiini päevas on spetsialistide hinnangul piisav annus. Soja on oluline komponent, vältimaks pahaloomulisi kasvajaid. Sojas sisalduv fütiinhape, mida kunagi peeti vaenlaseks, on hiljuti kuulutatud tõhusaks abivahendiks võitluses vähi vastu. Kõrgeima vähivastase toimega taimede hulgas on soja teisel kohal pärast küüslauku. Seda just tänu sojas sisalduvatele taimsetele eelhormoonidele, fütoöstrogeenidele, mis toimivad inimorganismis vähi vastu, antiöstrogeenina. Kaasaegsed uuringud on kinnitanud, et just tänu nendele taimsetele eelhormoonidele aitab soja ära hoida ka rinnavähi teket. Soja puhastab organismi radioaktiivsetest ja mürgistest ainetest tänu fosforiühenditele, mis seovad mürgiseid aineid ja viivad need seedetrakti kaudu organismist välja. Sojat sisaldavad preparaadid on kasulikud mitmete mürgistuste puhul ja on kasutusel ka kiiritustõve ravis, puhastades organismi radioaktiivsetest ainetest. Samas panevad terviseeksperdid südamele, et süüa tuleb soja mõõdukalt, sest juba meie esivanemad ütlesid, kõik mõõdukas on tervislik.